Tere tulemast minu esimesse videosse sellel kanalil, täna ma räägin siis jäära tähemärgist. Ma kavatsen järgnevate nädalate jooksul läbi käia ka kõik ülejäänud 11 tähemärki, nii et alustame jääraga. Enne kui ma alustan, ma lihtsalt tahan öelda, et see video ei saa 100% kõikide jääradega samastuda, sest et inimesed on erinevad ja kui sul on kunagi öeldud, et sa oled jäär või vähk või hambur või ükskõik milline 12 märgist, siis see on sinu päiksemärk. See on see tähtkuju, kus päike oli sel hetkel, kui sa sündisid, aga lisaks sellele on sul veel kuumärk, Merkuuri märk, Veenuse märk, kõik planeedid on erinevates kohtades, kõik majad on erinevates positsioonides. See on hästi keeruline süsteem. Nii et seal on veel palju teisi asju, mis sinu iseloomu ja sinu olemust mõjutavad, aga kui sa oled jäär või sul on mõni jäära positsioon, siis kindlasti leiad sa siit videost midagi, mis sinuga samastub. Alustame. Jäärad on sündinud vahemikus 21. märts kuni 20. aprill. See võib sõltuvalt aastast natuke kõikuda paar päeva siia või sinna, aga üleüldiselt umbes 21. märts kuni 20. aprill. Jäärad on tulemärk, mis teeb neist hästi aktiivsed, hästi produktiivsed, hästi sihikindlad ja hästi aktiivsed inimesed. Ja jäära planeet on Mars. Mars on sõjaplaneet, mis annab neile veel juurde aktiivsust ja mingil määral ka sõjakust. Jäärad võivad olla päris sõjakad, aga kindlasti mitte niivõrd sõjakad, kui stereotüüpiliselt seda räägitakse. Kui ma uusi inimesi kohtan, siis ma üritan alati pakkuda, mis nende tähemärk võiks olla ja jäärad on üks märk, keda ma peaaegu mitte kunagi õigesti ei paku. Sest et jääradel on hästi hea esmamulje ja see esmamulje võib natuke petta ja võib-olla natuke olla erinev sellest, millised need tegelikult on. Neil lihtsalt on hea esmamulje, sest nad ei karda inimesi ja nad on julged ja nad on head suhtlejad ja nad jätavad endast nagu väga hea esmamulje. Ma arvan, et 12 märgist jäär jätab kõige parema esmamulje. Jäärad on esimene märk 12 märgist. Nad on hästi head liidrid, nad on hästi head juhid, nad pigem on üksi, kui jälgivad kedagi teist. Nad on hästi head juhid, nad on ise hästi motiveeritud ja kui nad on ise nii motiveeritud, siis nad motiveerivad ka kõiki teisi enda ümber. Ainus probleem on sellest, kui ongi mingi grupitöö või töökohas on vaja töötada grupina. Nad kipuvad võtma hästi palju enda peale ja vähem arvestama teistega, aga samas nad on ikkagi hästi head juhid, nad motiveerivad ja kui nad suudavad teistega arvestada, siis tuleb neil väga hästi välja. Nad on motiveeritud, aga nad ei kannata kriitikat, isegi sõbralikku kriitikat mitte. Kui jäär ei ole sinult sinu arvamust küsinud, siis ta ära ütle mitte midagi. Jäärad võivad tihti oma emotsioonidega endast hästi hullumeelse mulje jätta, sest neil käivad tihti kas vihapursked või rõõmupursked või need emotsioonid vahetuvad nagu hästi kiiresti ja hästi intensiivselt ja see võib kõrvaltvaatajale nagu hästi segane tunduda. Aga tegelikult asi on lihtsalt selles, et nad ei suuda emotsioone nagu endale sisse koguda. Kui neil mingi emotsioon tuleb, siis neil on vaja see kohe endast välja elada. Kui neil tuleb viha, siis neil on kohe vaja see viha endast välja lasta. Kui neil tuleb rõõm, siis on vaja kohe välja lasta. Seoses sellega, et neil need emotsioonid nii kiiresti vahetuvad, nad saavad kõigest hästi ruttu üle. Nad ei ole eriti head vihapidajad. Neil ei meeldi, kui neil jääb midagi sisse kinni. Nii et kõrvaltvaatajale võib see jätta hullumeelse mulje. Ja samamoodi on ka mõtetega, kui neil tuleb mingi mõte, mis neil on vaja see kohe välja lasta. Jäära kehaosa on pea. Nende pea kogu aeg töötab. Neil tulevad kogu aeg mingid mõtted, mingid ideed, nad on hästi suured asjade alustajad ja nad on hästi motiveeritud midagi alustama. Ja nad kogu aeg tahavad tegutseda, nad tahavad midagi teha, sest nende pea töötab hästi intensiivselt. Neil on vaja midagi teha, midagi tegutseda. Nad tihti otsivad endale tegevust. Kui neil ei ole mitte midagi teha, siis nad leiutavad endale mingit võib-olla väga absurdset tegevust. Neil on vaja kas või koristada, organiseerida. Nad on väga head organiseerijad ja väga head listikoostajad ja väga head sellised plaanide tegijad. Aga nad ei ole niivõrd head asjade lõpuni viijad. Nad on motiveeritud, aga probleem on selles, et nad on motiveeritud tegema ainult asju, mis neile meeldivad. Ja kui nad suudavad seda motivatsiooni enda sees hoida nagu selle tegevuse lõpuni, siis nad tegelikult on väga head asjade saavutajad ja kui nad midagi tõesti väga tahavad, midagi teha, midagi saavutada, siis nad saavutavad selle ka. Lihtsalt nad peavad ennast kokku võtma ja see lõpuni ära tegema, mitte poole peale. Nende probleem on selles, et nad keskenduvad hästi palju väikestele detailidele. Kui ma toon lihtsa näite, siis näiteks see, et nad hakkavad tuba koristama. Ja neil on suur tuba, neil on vaja see päeva lõpuks korda teha. Nad alustavad mitte sellest, et teha see tuba üleüldiselt enam-vähem adekvaatseks, vaid nad alustavad näiteks sahtlite organiseerimisest. Keskenduvad kogu oma energia sahtlite organiseerimisse. Terve päeva organiseerivad sahtleid ja päeva lõpuks on tuba ikka veel sassis. Nad jäävad nagu detailidesse kinni ja pisiasjadesse kinni. Selleks ajaks, kui neil on sahtlid korras, neil on juba motivatsioon üle läinud ja kogu ülejäänud tuba jääb ikka sassi. See lihtsalt suvaline näide, see võib käia ükskõik mis olukorrale. Jääradel on ka füüsiline aktiivsus hästi oluline, sest et see nagu tasakaalustab välja seda aktiivsust, mis neil peas toimub ja ühtlasi annab neile tegevust. Neil tulevad tihti igast hullumeelsed mõtted, nad mõtlevad hästi suurelt. Neil võib tulla vabalt mõte, et nad hakkavad raamatut kirjutama või
filmi tegema või mida iganes. jäärede puhul ongi see, et nad ei naudi niivõrd seda tulemust kui seda tööprotsessi. Neile meeldib see, et nad organiseerivad ja teevad ja ajavad mingeid asju. Kui see tulemus käes on, siis nad tüdinevad sellest hästi ruttu ära. Neile meeldib asju taga ajada, nii asju kui ka inimesi. Kui neile mõni inimene meeldib, nad on valmis ka seda inimest taga ajama. Ja neile meeldibki see, et neile meeldib see protsess palju rohkem kui see tulemus ise. Kui nad ajavad mõnda inimest taga, kui nad selle inimese kätte saavad, nad tüdinevad sellest inimesest hästi ruttu ära. Kunagi ma lugesin kuskilt mingit nalja, et kuidas panna jäära endasse armuma. Ütle talle ei, nii kaua, kuni ta lihtsalt sinusse ära armub. Sest et nende põhimõte ongi see, et nad tahavad võimatut. Nad tahavad tihti võimatut, aga samas nad tunnevad ka enda piire mingil määral. Nad teavad oma piire, aga neile meeldib neid alati edasi lükata ja nagu ennast ületada. Nende jaoks on hästi oluline ennast tõestada ja nad muutuvad hästi kergesti, hästi võistlevaks, kas või siis tavaliste igapäevaste asjadega. Nad tahavad alati kõik üle trumbata, olla kõigist parem, kõigist targem, kõigist ilusam, kõigist kõige. Iseloomult on jäärad hästi lõbusad inimesed, nendega on tore igast asju teha, nad on hästi valmis igast lollusi tegema, nad on hästi spontaansed, neile meeldib teha lõbusaid asju, nendega ei hakka mitte kunagi igav. Ma ütlen ausalt, minu jaoks on jäärad kõige hirmutavam tähemärk peale skorpioni, sellepärast, et sa kunagi ei tea, mida nad järgmiseks teha võivad, nad on äärmiselt hullumeelsed ja nende ideed on ka äärmiselt hullumeelsed ja kõige hullem nende hullumeelsete ideedega on see, et nad võivad neid ellu viia. Nende emotsioonid ja need samad vihaplahvatused ja rõõmuplahvatused ja nende ideed ja nende energia, ma ütlen ausalt, ma veidi kardan neid. Ühtlasi jäärad on tegelikult suhteliselt enesekriitilised, nad on hästi enesekindlad ja nad usuvad endasse, aga neil ei ole enda kohta illusioone. Selles suhtes, et kui neil läheb midagi halvasti, siis nad tunnistavad seda endale ja nad ütlevadki, et oi, see läks mul nagu väga halvasti, on ju. Üks asi, mis mulle jäärade puhul hästi meeldib, on see, et nad on äärmiselt ausad. Ausad selles suhtes, nad ei valeta mitte kunagi oma arvamuse kohta. Nad ei ütle, et neile meeldib midagi, kui neile see tegelikult ei meeldi. Nad on kohati isegi süüdimatult ausad. Nad võivad inimesele näkku öelda, et neile ei meeldi see või see. Ja nad on hästi süüdimatult ja see võib tegelikult mõnikord nende puhul närvi ajada, aga ikkagi minu arust on see äärmiselt hea omadus, mis neil on. Nad on äärmiselt ausad. See on nii vinge vaadata, kui jäär teeb midagi hästi südamega ja talle midagi väga meeldib. Näiteks, ma ei tea, tantsimine või laulmine või kirjutamine. Kui ta see väga meeldib, ta läheb niivõrd sinna sisse ja ta teeb seda kogu südamega ja seda on niivõrd väga vaadata. Sest kui nad on motiveeritud midagi tegema, siis nad võivad seda teha lihtsalt lõputult. Ja see on nii lahe minu arust. Tervise koha pealt on jääradel tavaliselt hästi hea tervis, sest nad on tihti füüsiliselt aktiivsed ja pigem tervislikud. Üks asi, mis jäärade puhul on, et neil võib olla probleeme peaga, neil võivad olla migreenid või peavalud või muud neuroloogilised probleemid, võib-olla mingil määral ka psühholoogilised. Jäärade puhul paistab paika pidavalt see reegel, et nende pea valutab kas alati või mitte kunagi. Ühtlasi jäärad on hästi omade eest väljas, oma perekond, oma sõbrad, nad kaitsevad neid ja nad hoiavad neid meeletult. Ja kui keegi teeb liiga mõnele nende omadest, seda astuvad nende eest äärmiselt välja ja nad on hästi nii-öelda pereinimesed. See pere ei pea olema ilmtingimata nende päris perekond, kas või sõbrad või see seltskond, kes neil ümber on, nad on valmis kõigi eest alati välja astuma ja nad hoiavad omasid äärmiselt, mis on ka väga hea omadus nende puhul. Nad ei ole nagu illusioonides kinni, nad ei kujuta endale ette, et kõik on väga hästi, kui kõik on tegelikult väga halvasti või vastupidi. See oligi kõik jäära tähemärgi kohta. Ma loodan, et te leidsite endale midagi, mis teiega samastus ja head aega!